No nii, Marko, ütle mulle, kas moenädal on sinu jaoks selline must have või kuidas on, et mina vaatan, see kevadine on ka täitsa tore, või on ikka see sügisene see peamine? No üldiselt ikkagi kiidetakse sügisest, aga tegelikult mina olen käinud ka kevadisel alati, nii et tegelikult ma nüüd see aasta mõtlesin, et rahvas vist ei ole kevadisel, et väga suur ruum, aga rahvast on enneolematult palju. See Karmen Kass ja siuksed staarid. Karmen Kass oli kohal, me isegi teretasime, kuna ma mäletan teda, ta käis kunagi Nightmanis peol aasta 2001-2002, mina olin puuritantsija, et ma ei olnud teda, aga rahvast on väga palju. Tegelikult esimene osa meeldis mulle kõige rohkem. Kolmandas vist on need trikood, ma arvan. Et ikkagi peab kohal käima. See on nagu mina isegi tulen Tartust siia. Kui palju sa ammutad nagu sellist inspiratsiooni või ma ei tea, kes selle outfiti sul teinud on? Mina ise tegelikult mul ju mingisugust stilisti ei ole, et tegelikult kõik ise, see on nüüd see ülemine vest, või kuidas, see on mul juba ammu õmmelda lastud, käsitöö, see on mul ostetud Türgist, täitsa hästi sobib, nahast püksid on ka uued, tossud vaata ka hästi sobivad Balenciaga. Ma räägin, Balenciaga ja... Hästi sobivad sa vaata kõik siia. Selle tegi mulle Anu Opošenko kunagi, see on nagu hõlst, šifoon, aga see on Mrs. Estonia 98, Anu Opošenko. Aga astusin kuskil trepi peal esinedes ja see kärises kõik puruks niimoodi. Ja läkski nagu lõhki, aga mis siis, las ta olla, mulle ju sobib, eks ole. Ja siis see on käsitöö kõik, Simba Art teeb neid. Täitsa hästi sobib kõik täna. Kõik väga hästi ja sellise kihiti, see on ju moes. Moes on tegelikult kõik olla. Moes on nii-öelda peab olema nagu eriline, omanäoline, kuigi mood on ajaloo peegel, aga siiski tänapäeval ei saagi aru, mis on mood. Ja et mina sain sinust täna šoki. Sul on täna täiesti uus stiil. Sul on alati muidu selline 60-ndate, 70-ndate Prinsessi lokid ja no ma mõtlesin, aga täna on sul täiesti teine stiil, ma vaatasin, et vau. Ja kusjuures kannad välja, et ei olegi niimoodi, et oi, et ma olen vales kohas või ei ole, et jah. No nii, aga räägi mulle, kuidas sul päriselt läheb? Ma ei tea, kuidas seal sinu businessis on? Ma vaatan, et kogu aeg tellitakse sult ikka neid videosid ja õnnitlusi. Kas sa võid öelda, et sul läheb praegu hästi või hakkab juba see majandusvärk ka sind kuidagi mõjutama? Vahepeal on vaiksem, siis on vahepeal oli niimoodi, kui ma tulin nagu New Yorgis sügises, oli 18 päeva 0. Kas keegi nõidus ära või? Ei mingit tööpakkumist. Ja siis äkki tuleb see kaan nagu pealt ära. Tegelikult läheb veel päris hästi. Nagu sa tead, minu summad ei ole nii suured kui meil nendel Koit Toomedel ja Salleritel, eks ole, aga saame kuidagi hakkama. Ja üldiselt tellitakse, hakati uuesti tellima nüüd tervitusvideod. Vahepeal oli ka nendest väike paus, aga nüüd nagu pidevalt ja kui palju kiitust ma saan. Vanasti laideti kogu aeg mind. Mingi 10-15 aasta tagasi, kõige õudsam inimene, nüüd on nagu, te olete meie jumal ja te olete meie legend ja midagi on nagu toimunud. Ma ei taha ennast kiita, aga seda tuleb väga palju juba seda kiitust, et mul läheb nagu nina niimoodi uhkeks. Aga sa oledki nagu juba fenomen, et vaata, muidu võib-olla oli natuke siuke halvustav või selline, tead, Strippan Marko on ju. Aga kuidas nüüd on, et sa tunned ka, et sind on nagu ühiskond nagu nunnult omaks võtnud, et sul on täiesti oma koht siin meie meelelahutusmaailmas? Oma selline koht hakkas mul tekkima siis, kui sa hakkad nüüd naerma, ma tean, kui ma sain tuttavaks ühe DJ-ga 2010 ja ta ütles, et proovi midagi laulda, mis on issand laulmine ja ma ei ole Koit Toome. Ja siis ta ikka rääkis pehmeks ja siis hakkasid tulema need muusikavideod, siis mul hakkas tulema tohutult fänne. Oli ka muidugi selliseid, kes, kui ma nüüd esimene spordipäev ja kes arvasid, et ma olen nagu, et siis reede-laupäev ma olen hullumajas kuskil. Ja siis nagu ma olen nagu et ma olen nagu teistel päevadel hullumajas, aga reede-laupäev mind lastakse välja ja siis mul on üks mingi manager, kes siis ütleb, et sa pead nüüd tegema seda ja toda, aga nad said šoki nagu, et ma olen nagu reaalne inimene, ma oskan vastata küsimustele väga hästi ja siis kuna ma teen nüüd neid tervitusvideoid, ma olen neid teinud väga palju juba, ma ei tea, ja siis inimesed nagu vaatavad, et vau,
et kõik ei ole veel kadunud, et see ei ole ka ainult nagu niimoodi, vaata mu keha nagu midagi. Et ikkagi, et oskab ka midagi rääkida, oskab ka midagi sinna teha, on ju sinna, et tegelikult, et mingisugune lauluhääl mul on ka, ma olen alati öelnud, et laulmine on, oota, kuidas ma ütlesingi, vokaliseeritud kõne on laulmine ja seda ma oskan tegelikult, et jah, et tegelikult pole hullu, et saame hakkama kuidagi. Nii, et tegelikult Tartus olema täitsa omamoodi legend kohe nagu, jah. Kuule, ütle nüüd lõpetuseks, tee üks väike tervitus Õhtulehe lugejale ka, omas mahlas. Õhtuleht on juba 85 või? 80 said. 81, aga no käib 81, jah. Õhtuleht, meie legendaarne Õhtuleht. Seal, kus on õhtu, seal on alasti ka seksuaalsus. Kui see oleks päevaleht, siis see oleks üldse see. Nii, et ikkagi Õhtuleht, aga jah, et ikkagi, ma arvan, et teine 80 aastat tuleb veel ära. No, kui tal on juba selline lugeja nagu Maie Parrik, kes on 86, issad, no mida te tahate? Te olete... Maie oli ühe meie ajakirja Kaane staar. Jaa, nii et tegelikult, et Õhtulehe kohta teie olete minu lemmikleht. Ma olen seal ise on ka väga paljudes kaantestaar, aga üldis ma mingit luuletust tegema ei hakka, sellepärast lihtsalt ma nagu mainisin, et mulle see Õhtuleht väga meeldib, sellepärast ta on nagu sama kirev kui sinu riietus täna. Aitäh. Heas mõttes kirev, sellepärast, et tänapäeva inimene vajab seda kirevust, et ei ole vaja seda sõda alati. Just, ja inimese lähedust, eks ju, sest et ma arvan, et Õhtuleht kõnetab kõiki inimesi, ei ole ainult leksused ja glamuursed ja asjad. Ei ole, nii et seal on seal on kõike sees. Hinnad, elekter, glamuur, tužuur, seks, kõmu, klatš ja ka surm. Ja seda on, kuule, glamuurset jätku sulle. Sulle ka, aitäh.